Nii, ja nüüd liigume põhiosa juurde, selle juurde, miks te siia tulite. Ja meie avaettekanne tuleb inimeselt, kes möödunud aastal oli vaieldamatu publiku lemmik. See on inimene, mina olen temaga suhelnud ja ma ütlen, et see on inimene, kes suudab igasse sõnasse panna nii palju energiat, et tema lausetest võiks ehitada aatompomme. Palun, mul on suurepärane au kutsuda lavale rääkima täiuslikust meeskonnast Alar Ojastu. Tere hommikust! Hea on teid jälle näha. Huvitav on see, et täna hommikul rääkisin just Airaga ja ütlesin, et mul on nüüd veterani karjäär selle müügijuhtimise aasta konverentsiga, et esimest korda ma esinesin müügijuhtimise aasta konverentsil täpselt 10 aastat tagasi. Et põhimõtteliselt vahelduva eduga on käinud järjest erinevatel aastatel ja jagatud oma mõtteid. Täiuslik meeskond. Ma ei pannud seda pealkirja ise täiuslik meeskond, et see pealkiri tuli kuidagi selliselt, et Aira mõtles selle välja. Ja Aira helistas mulle palvega ja kutsega, et ma tuleksin esinema juunikuus. Ja esialgu ma ütlesin talle, et ma ei taha tulla esinema, et ma olen kogu aeg järjest 4 aastat juba esinenud, et mul hetkel ei ole nagu tunne, et ma tahaksin midagi rääkida. Ja siis ta ütles, et just müügiteema. Ja siis ta ütles, aga mõtle natuke selle peale. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tule. Ja siis läks veidike aega mööda ja siis Aira helistas mulle ja ütles, et palun tule. Sa võid rääkida ükskõik millest sa tahad. Ja siis ma mõtlesin, et no okei, pane mingisugune teema püstitus paika ja siis vaatame, millest ma räägin. Ja siis augustikuus ma avasin kodulehe ja nägin, et siin on tekkinud pealkiri täiuslik meeskond. Ja siis ma sain aru, et ma siis pean rääkima täiuslikust meeskonnast. Ja nüüd nagu väljakutse siin kohas on see, et ma tahaks teada, kas keegi teist saab nagu ausalt peeglisse vaadates öelda, et sa oled näinud üldse mingit täiuslikku meeskonda. Et mis asi see üldse on täiuslik meeskond? Ja mina päriselt ei ole näinud täiuslikku meeskonda, ma olen näinud ägedaid hetki meeskondades, ma olen näinud huvitavaid juhte, ma olen näinud väga põnevaid müügiinimesi, ma olen näinud hästi tehtud projekte, aga ma ei ole näinud kunagi meeskondas, mida kõrvalt vaadates ma tunneks täielikult, et see on see meeskond, mille kohta ma saaks teha aplausi öelda, et see meeskond, kus ma tahaksin ise töötada. Ja siis üldse tekib omakorda keerukas väljakutse, kuidas sa defineerid sellist asja nagu täiuslik, mis asi teeb millestki täiuslikku, siis täiuslikkus on justkui eeldus, et paremini justkui enam ei saaks. Ja siis omakorda mind inimesena hästi innustab eelkõige, ma ei tea, mind kutsutakse motivatsioonikõnelejaks, aga eelkõige ma käin ettevõtetes ja organisatsioonides hetkedel, kui inimestel on kett maha käinud, ehk ma otsin pidevalt oma elus vastust küsimusele, milline on justkui elu kontekstis täiuslik elu, mis teeb elus tõeliselt elamisväärse ja hea. Ja 2012 aastal sattusin ma esimest korda Barcelonasse ja ma sattusin siis Gaudi Sagrada Familia kirikusse, katedraali. Ja olles sõitnud selleks hetkeks läbi kogu Pürenee poolsaare, siis sisenedes sinna katedraali, vaatasin ma lakke ja nägin midagi sellist. Ja see, mida ma seal nägin, see oli nii võimas, et väga harva ma näen ja kohtan midagi sellist, et korraga kõik aeg ja ruum peatub. Üks hetk oli eelmine aasta, kui ma kohtasin oma elukaaslast, aeg ja ruum peatus. Teine hetk ja 3. ja 4. ja 5. on erinevad hetked looduses. Ja siis üks nendest hetkedest oli Gaudi Sagrada Familia kirik. Ja kui seda Gaudi Sagrada Familia lugu uurida, siis me teame, et Gaudi on oma inspiratsiooni kogunud loodusest. Sest kui üldse otsida täiust, siis järelikult tuleb hakata pihta sealt, kus on juba mindud kõige kaugemale. Ja me teame, et keegi ei ole mitte kunagi ajaloos looduse poolt loodud ületanud. Järelikult see, mille loodus on ette andnud, sealt on ka võimalik ja vajalik alustada küsimusega, mis asi on täiuslik. Samal aastal olime esimest korda pikemal reisil Aasias ja sattusin kogemata ühes kontekstis jooma ära, ajama segami pudeli vee ühe võõra inimese pudeli veega, mis ei olnudki pudel vett, vaid mis oli LSD pandud pudelisse vette.
ja kui ma selle endale sisse jõin ja ma ei teadnud, mina arvasin meie pudeli vett, siis ma hakkasin nägema suhteliselt sarnaseid asju. Aga ma pean ütlema, et need asjad, mida ma nägin, olid ka äärmiselt ilusad. Ja see, mis mu ümber oli, Aasia loodus, see muutus ka veel ilusamaks. Ja üldse elu tundus väga ilus see hetk. Ja see ilus on tähtis märksõna selles suhtes, et täius loodus ongi ilus. Et mõtle nüüd süke, milline on täiuslik taevas. Et kas täiuslik taevas, kui sa siit vaataks mere peal, oleks see, kus lihtsalt nagu taevas, mis on nagu sinine või hall, mingi värv, või on pigem täiuslik taevas, need imekaunid päikseloojangud, kui taevas on täis pilvi või mustreid, et seal on teatud süke komplekssus. Aga alati ilu on täiuse osa ja seetõttu ma arvan, et täiuse osa, kui me otsime ka organisatsiooni kontekstis täiust, siis me peame ilmtingimata otsima vastust küsimusele, kas seal on inimlikud väärtused, kas seal on see, mis on inimhingele oluline, kas see on seal üles leitud. Et kas seal on lisaks efektiivsusele ka mingil määral esteetikat, naudingut ja ilu. Ja ma tegelikult ei teadnud selle nädala alguseni täpselt, millest ma räägin ja mind aitas esmaspäeval kohtumine ühe Eesti kõige enim müüdud automargi esindussalongis, siis kohtumine nende tegevjuhiga, kes otsis oma personali ja koolitust. Ja ma küsisin, miks sa tahad koolitust mind või kedagi teist, siis ta ütles, et tead, et ma vaatan, et mul töötab siin seltskond 30-60 eluaastani ja ma tahaksin väga, et see aeg, millal need inimesed siin tööl on minuga, need mehed, naised, kes siin on, et nad ei oleks õnnetud. Ja ta ütles seda, et ma tahaks, et need inimesed siin tööl olla vaja jooksul oleks õnnelikud. Ja see oli hea märksõna sellest, et me liigume täiuse poole, sellepärast, et kui juht otsib juba õnne oma inimestele ja ta ütleb päriselt, ma tahan koolitust selleks, et inimesed oleks õnnelikud, siis see on suhteliselt hea märk, et me võiksime liikuda õnnelikkuse suunda. Ja õnnelikkus on Eestis äärmiselt vajalik, sellepärast, et 2015 aasta World Happiness Report ehk maailma õnne nii-öelda uuring siis pajatab seda, et Eesti on oma õnne tasandil suhteliselt sarnasel skaalal näiteks Nigeeriaga. Selles suhtes, et meil väga hästi ei lähe. Me teeme Lätile ära. Kui me hakkame siit ülevalt vaatama, siis 54. koht on Kasahstan, siis on see kuskil Jamaica ja siis Eesti, nagu te näete siin all, on Estonia, 73. koht. Siin natuke veel edasi, siis on Nigeeria. Ehk selles suhtes pilt võiks minu meelest olla parem. Ja need samad eestlased, kellest see müügijuht siis rääkis, käivad ju ka tema ettevõttes tööl. Ja siis tekibki küsimus, et miks siis Eestis seda õnne nii vähe on, sest õnn on ju ilus ja ilu võiks olla rohkem, ilu on see osa täiusest. Et kas see tõepoolest saab olla see, et meil on siin sitt ilm, et nagu ilm ei ole hea ja siis me läheme hommikul välja, jälle ei paista nii palju päikest või siis paistab liiga palju ja ometi tundub, et kuna ilm kogu aeg ei ole sitt, siis ei saa põhjus ka olla ilmas, et põhjus võib olla milleski muus. Ja siis tekib küsimus, äkki on põhjus selles, et me oleme geneetiliselt ebaõnnestunud rahvus. No, et midagi läks valesti. Et nagu meid on siin erinevalt poolt nagu võetud, kasutatud, väänatud erinevates asendites, siis on tekkinud süge eestlane. Et äkki läks nagu evolutsiooniliselt nässu, et sellepärast on nii õnnelikud. Või mitte õnnelikud, õnnetud. Ja ma aasta alguses sattusin lugema ühte uuringut, mille siis on väljastanud eelmise aasta lõpus 2 Taani teadurid, kes tegid oma uurimustööd siis teemal, et kuna taanlased on üks maailma õnnelikumaid rahvaid, et kas põhjus, miks nad on nii õnnelikud, peitub selles, et taanlastel on kuidagi teistsugune geneetika. Ja nende loogika sisult oli siis see, et meil on üks siis nii-öelda geen, mille avaldumine, kui see on rahvastikus selle geeni lühike alleel avaldub, siis rahvastikul on oluliselt suurem tõenäosus kogeda depressiooni ja näha maailma mustades värvides. Kõlab nagu eestlase moodi. Ja nende nagu loogika siis oli selline, et vaata, siin on selline skaala. Siin on very satisfied ja horisontaalsel teljel on siis selle geeni avaldumine rahvastiku hulgas. Siin üleval on Taani, siin on Finland ja siin on Sweden. Ehk justkui rahvused, millel on suhteliselt sarnane geenibaas. Ja siit läks loogika siis edasi nende uurimustöös, et näed, et kuna taanlased, soomlased, rootslased, kõik sarnase geenibaasiga, very satisfied skaalal on elukvaliteet suhteliselt kõrge ja selle geeni avaldumine, mis siis peaks mõjutama inimeste õnnetaset, ehk kuna seda geeni, mis peaks õnnelikkust vähemaks mõõtma, on suhteliselt vähe, siis tuleb justkui seos. Geeni avaldumist on vähe
ja õnne on palju. Ja kui me liigume Taanist kaugemale, näiteks lähme Aasiasse, China, Singapore, Taiwan, Korea, Jaapan, kus siis selle depressiooni tekitava geeni tõenäosus rahvastiku seas on suurem ja automaatselt elukvaliteet ka on langevas trendis. See loomulikult algatas minus küsimuse, et kus siis Eesti on? Ja nõnda ma kirjutasin siis ühele selle uuringu autorist, Eugonio Proto-Andrile, ja küsisin, et Eugonio, kuule, ma ei leia sinu graafikutest kusagil Estonia, can you help me out? Mille peale siis ta saatis mulle lahkesti kirja ja ütles, et Estonia is an anomaly, ehk Eesti on anomaalia. Et kui sa nüüd korra keskendud siia alla nurka, siis siia ilmub Estonia ja ehk kui sa näed, siis mul on täiesti anomaalia tõepoolest, seepärast, et Eestil on kõige vähem uuritud maailma rahvustest, kogu eestlasel kui kambal on seda geeni, mis peaks tekitama meist tõenust olla ekstra depressiivne ja samas me oleme üks õnnetumaid rahvuseid üldse kogu selle uuringu järgi. Seega nad ütlesid, et ma ei tea, mis teiega juhtunud on. Selles suhtes, et te peaksite olema õnnelikumad kui taanlased ja soomlased ja rootslased, teil on kõik potentsiaal olemas, aga te olete miserable. Seega see õnnetuse tunne on jama lugu. Ja see jama lugu on ta ka sellepärast, et vaata, kui see eelmine aasta olid müügijuhtimise aasta konverentsis, ma rääkisin sellest, et õnnetunne ja positiivsus mõjutab juba 1988 aastal tegi Martin Seligman uuringu MetLife elukindlustusfirma baasil, et positiivsed müügiinimesed müüvad 57–88% rohkem kui siis negatiivselt maailma nägevad müügiinimesed. No ma ei tea siis, kuidas need inimesed müüvad võrreldes siis nende üksikute positiivsete inimestega. Ja vaata, tõepoolest see on nii, et positiivne müüb rohkem, sest vaata, ma ei tea, kas sa tead seda naist, aga Facebookis on lehekülg maailma parim müüjatädi Ülle, kus on 1182 fänni ja Ülle on siis Go-Marketi kassapidaja Viimsis. Aastal 2011 valiti Viimsi aasta inimeseks, 2015 aastal oli ta 19. koht Eesti parimatest teenindajatest, hea teeninduskuul ja enamik inimesed kui palju on müüjaid, kellel on oma Facebooki lehekülg, kellel on 1000 fänni. Ehk midagi see Ülle teeb seal kassas, ta töö on täpselt sama nagu igal teisel kassapidajal, mis on nii võimas, et inimesed ehitavad talle fänni lehekülje ja valivad ta aasta inimeseks. Samamoodi restoran Rataskaevu 16 oli 24 kuud järjest TripAdvisori number 1 restoran. Nad ei tee tehniliselt asju liialt teistmoodi, kuid ometi oli neil ühel hetkel rohkem 5 tärni arvustusi kui kogu Tallinna TripAdvisori top 10 kokku. Ehk positiivsus nende personalis pidi olema niivõrd suur, et inimesed said vauelamuse ja panid TripAdvisorisse like. Ja nüüd siis tekibki omakorda küsimus, et kust see positiivsus tuleb ja oma uuringutel ma olen aru saanud ja teada saanud, et kõige suurem positiivsuse määraja on meie lapsepõlve kodu. Kui sul oli lapsepõlve kodus ema poolt soojus ja isa poolt soojus, siis on oluliselt suurem tõenäosus, et sa oled ka inimesena positiivne. Kuid olles nüüd sellel aastal eriti palju tegeled isiksuse arenguga, käid erinevates teraapiates ja erinevates koolitustel, kohtan ma ikka jälle eestlasi, kes nagu mina said lapsepõlves päris kõvasti isa käest peksa. Mõnedel juttude järgi jooksis lausa vanaisa järgi kirvega niimoodi, et nad lukustasid ema ja õdedega ennast tuppa ja siis vanaisa tabus kirvega ukse maha. Me ei tule väga tervetest lapsepõlve kodudest, sellepärast, et kui me vaatame sotsiaaldemograafilist tausta, siis jällegi lugu ei ole positiivne. Meie vanavanemad flippisid ära selle sõjaga ja siis nad kasvatasid meie lapsed kõik hirmus, oma lapsed ja meie vanemad hirmus ja me oleme nüüd tagajärg. Kusjuures 2012 aasta uuringute järgi on Eesti lapsed Euroopa kõige õnnetumad. Ei saa olla, et Euroopa õnnetumate laste vanemad on Euroopa kõige õnnelikumad. Just nagu me nägime eelmisel slaidil, vanematel on täpselt sama probleem ja õnnetu inimene ei saa väga hästi müüa. Miks? Vaata, asi taandub sellisele nähtusele minu meelest nagu allikas. Mis asi on allikas? Nüüd, kujuta ette sellist asja. On üks maal, ja selle maali peal on mängud üks päikeselooja. Ja kui me räägime maalist, siis saame sellest maalist rääkida läbi 3 perspektiivi. Me saame rääkida sellest, mida me maalil näeme ehk tulemusest. Me saame rääkida sama maali puhul sellest, kuidas maal valmib. Ehk vastata küsimusele, kuidas, ehk rääkida protsessist. Et ta kasutas selliseid värvi, sellist koolkonda, selliseid teadmiseid.
ja me saame tulla ühe sammu ettepoole ja rääkida allikast, ehk me saame inimesest rääkida, kes maali valmistas. Ja kui võtta siis üks kunstnik, kes elab kahes erinevas paralleelreaalsuses. Ühes paralleelreaalsuses see kunstnik täna leiab oma eluarmastuse, mida ta on aastaid otsinud ja ta on totaalselt armunud. See päev, mida ta olete kõik oma elus kogenud. Teises paralleelses reaalsuses see kunstnik saab oma eluarmastuselt teada, et see eluarmastus ei armasta teda ja ükssäkki tema kogu maailm laguneb laiali. Suurendusega olete ka teie midagi sellist kogenud ja teate, et need on kaks täiesti erinevat taju ja tundega päeva. Ja nüüd küsimus on hästi lihtne. Kui võtta seesama kunstnik, anda tal on sama elukogemus, sama haridus, samad oskused, viia ta samal hetkel vaatama päikeseloojangut, anda talle täpselt samad värvid kaasa. Lihtsalt erinevus on see, et üks kunstnik on just sellel päeval armunud ja teine kunstnik on sellel päeval kaotanud oma armastuse, siis küsimus, mis sa arvad, kas see mõjutab seda maali, mille kunstnik valmistab ja või? Enamik teist hakkutavad päev. Ja vaata, mis asi see maal on? Maal on tulemus. Tulemus müügis on samamoodi maal. See on kellegi poolt loodud tulemus, millele eelneb teatud protsess. Ja seni me oleme meeleheitlikult kirjutanud raamatuid, otsinud vastuseid. See on kõik väga kasulik ja vajalik töö, et saada teada, mis on parimate müügiinimeste oskused, mis on see protsess, millega nad tulemusi maalivad. Kuid müügijuhina oled sa ilmselt tänaseks ära näinud, et kopeerides parimat müügiinimest, andes tema oskused edasi teisele, ei saavuta teine ilmtingimata samu tulemusi. Sealt kõik jõuab sellele, et miski eelneb tegevustele, miski eelneb oskustele ja see ongi seesama allikas, see tunne, millega inimene tööle läheb. Ometi väga paljud töönindajad teavad, et nad peaksid naeratama, kui nad võtavad kliente vastu. Kuid nad ei naerata. Aga nad oskavad ju naeratada, aga tulemus on see, et nad ei naerata. Miks nad ei naerata? Sest allikas ei ole ressurssi, et naeratada. Rääkides sellel aastal Viasati müügipersonaliga, sain ma teada ühelt Viasati müügimehelt, et ütles, et minu päev hakkab sellest, kui ma saan esimese müügi. Kui ma saan esimese müügi, peale seda hakkab kõik hästi minema. Aga miks see esimene müük nii oluline? Vastus on jälle sama. Peale esimest müüki muutub minu sisetunne. Muutun sees rõõmsamalt ja miski minu hääles muutub. Korraga klient ei taju, mind elab nagu näljas. Mõtle ise, sa oled käinud ööklubis, näinud neid näljaseid nägusi seal. Ebameeldivad, need ajavad eemale. Sama müügiinimestega, kui ta on näljane nägu, ta ajab eemale. Ja see nälg ei puuduta üldse oskuse, see nälg on enne oskuseid, see on minu sees. Ja vaata, seetõttu, kui me võtame ka müügikoolitused, näiteks tihti öeldakse, juhid ütlevad, kurat, ma ei saa aru, mis värk on. Personal käib koolitusel ära, tulemused on mingi aeg ja siis hakkavad kukkuma. Ja vaata, siin ongi vastus, et mis see siis töötab. Kui müügikoolitused, ainsad müügikoolitused, mis töötaks, oleks oskustepõhised koolitused, siis ei oleks siin midagi vale. Kui peale koolitust, 3 nädalat näiteks tulemused kasvavad, ja siis hakkavad kukkuma, siis on ju midagi valesti, sest oskus ju kinnistub ajas. Loogika ütleb, et 2 nädala pärast tulemused kasvasid, siis 4 nädala pärast peaks tulemused olema veel suuremad, sest nüüd ma olen saanud juba 4 nädalat oma oskust harjutada ja need peaksid ajas kasvama, sest ma muutun õpitusoskustest paremaks. Kuid ometi tulemused lähevad üles, kukuvad alla tagasi. Mis tähendab minu jaoks seda, et tegelikult, mis juhtub müügikoolitusel, on see, et inimene saab laksu, sõltumata kas on mindseti koolitus või skillseti koolitus, inimene saab laksu, läheb selle laksuga tööle, kasutab täpselt samu oskusi, millega ta ennem tööl oli, sellepärast uut oskust me ei hakka esimesel päeval enamasti kasutama, ja saab hoopis selle energia pealt paremaid tulemusi. Ja siis 2 nädala pärast kaob see energia ära ja kukub tagasi sinna, kus ta varem oli ja tulemused kukuvad samuti sinna, kus ta varem oli. Ja seetõttu neuroteadus, psühholoogia, erinevad, ütleme nii-öelda, hõimu šamanistlikest traditsioonidest on alati öelnud, et organisatsiooni või hõimu või seltskonna meeleolu juhtimine on ääretult oluline. Meeleolu justkui võimendab või piirab. Kui sa tunned frustratsiooni, siis on oluliselt suurem tõenäosus, et sa annad alla. Kui sa tunned lootust, on oluliselt suurem tõenäosus, et sa pingutad edasi. Meeleolu võimendab või piirab. Meeleolu seab piirid sellele, mis on üldse võimalik. Ja seetõttu on üks potentsiaalsemaid tööriistu, mida iga müügijuht saab kasutada, ongi oma organisatsiooni meeleolu ja feelingu juhtimine. Võttes endale teadmiseks,
et positiivsus ei ole miski, mis juhtub niisama. Positiivsusega tuleb tööd teha. Ja siis ongi see termin, millest ma samamoodi eelmine aasta rääkisin, engagement, eks ju, et kaasatus, et see näitab seda personali meeleolu, et engaged töötajad on need, kes on siis positiivselt meelestatud, neid huvitab firma äritulemus, ja siis on disengaged töötajad, keda ei huvita firma äritulemus. Ja siis on need numbrid, eks ju, et kui palju on Eestis siis disengaged müügiinimesi, kes käivad tööl ainult raha pärast, ja kui palju on siis inimesi, kes käivad tööl, sest neid reaalselt huvitab müügisektoris. Nüüd, need numbrid siin, need fondid vastavad siis, fond 93 ja fond 7 vastabki statistikale. Müügiseltskonnast Eestis on 7% personalist engaged, 93% käib tööl ainult raha pärast. Ja kui ma siis sain kokku selle nädala alguses selle automüügisalongi müügijuhiga ja tegevdirektor Slice müügijuht, siis ta ütles mulle, et tead, lisaks sellele õnnele ma tahaksin, et minu kaadrivoolavus kukuks 6%-le ja minu klientesse NPS ehk soovitusindeks kasvaks 68%-le. Ja siis ma pidin talle ausalt ütlema, et sa oled veidikene naiivne, sest see nõuab totaalselt teistsugust juhtimust. Kaadrivoolavus 6%. Fortune 100 top 10 tööandja hulka kuuluv ettevõtte viimased 16 aastat järjest, nendest 4 aastat olnud Fortune ettevõtete number 1 tööandja, Container Store, on suutnud kaadrivoolavuse 50%-le. Viie kaadrivoolavus nagu 6%-le tähendaks totaalselt teistsugust juhtimist. Ja vaata, see engagement on otseselt seotud kaadrivoolavusega. Mida kõrgem on engagement, seda madalam on kaadrivoolavus, aga me näeme, et engagement on Eesti müügisektoris olematu. Mida kõrgem on engagement, seda suurem on kliendi rahulolu, kui me näeme, et engagement ei ole, millisest kliendi rahulolust me saame rääkida. Ja vaata, see engagement taandubki sellele, et inimene peab muutuma müügijuhi fookuseks. Müügijuhid on Eestis nii palju hoidnud fookuses numbreid. Näiteks seesama automüüja, selle sama brändi Viljandi esinduse juht siis otsustas, et kliendisektsioonis peavad kliendid panema kohviautomaati raha, et nad saaksid võtta kohvi sealt välja. Miks? Sest nii on ärile kasulikum, käibemaksu pealt midagi mingisugused skeemid, et me ei saa kliendile anda tasuta juua. Ehk see juht mõtleb raha peale ennem, kui ta mõtleb inimeste peale. Ja ma ei ütle, et raha peale ei peaks mõtlema, aga nende peale on vaja koos mõelda, sellepärast, et inimeste engagement kasvab siis, kui nad vastavad positiivselt järgmistele küsimustele. Et töö juures on keegi, kes hoolib minust kui isikust. Mitte minust kui müügiinimesest, vaid minust kui inimesest, sest ma olen inimene, mitte müügiinimene. Töö juures see firma missioon, mille nimel me töötame, on tähtsam kui lihtsalt kasu. Ma tunnen töö juures, et keegi hoolib minu arengust. Ma tunnen, et ma olen saanud headele tulemustele tagasisidet ja kiitust. Et see engagement on nii väike, tähendab seda, et juhid vastavad sellele küsimusele eitavalt. Ja seetõttu, ega statistika ei ole ka parem meie Eesti oma müügijuhtide seas. 74% müügijuhtidest on oma töösse emotsionaalselt pühendunud, 26% on emotsionaalselt pühendunud, 74% käib Gallupi andmetel, mis on Emoriga koostöös, lihtsalt tööl raha pärast. Ehk meie oma juhid on läbi põlemas, nende oma jõud on otsa saamas ja juht mõjutab müügiorganisatsiooni 70% oma tujuga. Ja nüüd me jõuame sinna, et Saksamaa läbi viidud uuring näitas, et kui inimene on engagement on kõrge, siis on tema tõenäosus naeratada suurem. Kui me engagement on nii olematu, nagu eelmisel slaidil oli, siis järelikult müügikad ei naerata, mis tähendab seda, et nende hääles ja pilgus on see näljane ööklubi pilt ja kliendid ei osta. Ja kui ma küsisin sellelt müügijuhilt, kuule, aga ütle ausalt, kui sul oleks pappi nii palju, et sa ei peaks et sa saaks teha ükskõik, mida sa tahad, mis sa teeksid? Siis ta istus veidike mugavalt tagasi, võttis hetke ja ütles, tead, ma võtaks aasta pausi, ma ei teeks mitte midagi, ma lihtsalt puhkaks. Ja siis järelikult, miks ta seda ei tee, siis äkki on vaja seda teha, sest kus see areng saab tekkida, kui sul endal on paak tühi, millega sa juhid neid inimesi. Ja nii palju on juhte, kes ikka ja jälle ütlevad, et ma ootan ja ma igatsen muutust. Mitte ainult müügisektoris. Seda öeldakse mulle haiglatest, seda öeldakse mulle koolidest. Õpetajad on väsid, arstid on väsid, õed on väsid, inimesed on väsid.
ja vaata, mingi muutus on toimumas, mingi muutus ühiskonnas on toimumas läbi seda, et läbi aja, kui allikas on muutunud, ehk see, mis inimene on, siis on muutunud meie käitumine ja on muutunud käitumise poolt löödud tagajärjed. Ühel hetkel hõimudest korilus arenes põllumajanduseks, põllumajandusest siis ühel hetkel sai tööstusrevolutsioon, siis tuli inforevolutsioon. Iga järgneva revolutsiooniga, kui maailmavaade on muutunud poliitika, majandus, organisatsioonid, kõik, kuidas me asju teeme. Ja nüüd on samamoodi hetk, kus maailmas on toimumas mingi järgmine muutus. Ja kuna mul aega vähe, ma räägin suhteliselt kiiresti nendest muutustest, et anda sulle lootust. Kõige esimene staadium, kust me alustasime, oligi, seda võiks kutsuda nii-öelda punasteks organisatsioonideks Ken Wilberi teooria järgi, kus kogu juhtimine käis läbi jõu. Ehk hõimujuht oli kõige tugevam ja ta siis enda alla jõuga allutas mingisugused sõdurid, nad vallutasid kõrval hõimu ära, tegid need orjadeks ja need juhid pidid pidevalt hoidma seda kurjust ja julmust üleval, sest kui vähegi tekkis nõrkus, siis keegi lõi neile mõõga selga ja võttis nende positsiooni. Nüüd, kui aeg edasi arenes, umbes 5000 aastat tagasi, tekkis hetk, kui tuli põllumajandusrevolutsioon ja korraga hästi palju hakkas muutuma. Korraga jõud ja juhtimine ei olnud selle käes, kes oli kõige tugevam, vaid jõud ja juhtimine tuli läbi hierarhia. Ja sellega tuli kaasa see muutus, et me saime juhtida äärmiselt suuri alasid. Ehk kirik sai levida tohutult kaugele, üle kontinentide juhtimine, ehk tekkis hierarhia. Juhiks määrati sind nii kirikus, sõjaväes kui ka koolides. Ja samamoodi see katoliku kiriku juhtimissüsteem on siis endiselt praegu sõjaväes, praegustes avalikes koolides ja samamoodi siis kirikusektsioonis. Kuid see mudel juhtimisest välistab innovatsiooni. Kuhu me siis täna oleme jõudnud enamikes müügiorganisatsioonides on nii-öelda oranž juhtimisstiil. Mul on slaidid kahjuks mõned infod siit ära kustunud. Aga mida see tähendab oranži juhtimisstiili puhul on see, et see sai alguse tööstusrevolutsiooniga, kui korraga otsustati, et autoriteet ja tõde ei tule ülevalt poolt, vaid autoriteet ja tõde on läbi teadusliku analüüsi võimalik ise välja selgitada. Mõistes maailma on mul võimalik maailma enda kasuks ära kasutada. Ja nõnda tekkis see, et tekkis esimest korda research and development ehk organisatsioonid kirikus ja koolides ei ole research and developmenti. Tekkisid müügitiimid, tekkisid personaliosakonnad ja tekkis hästi suur kasu kogu ühiskonnale, meie eluiga on 3 korda pikem, meil enamik inimesed ei ole näljas ehk ääretult palju kasu. Kuid selle maailmavaate järgmine suurim probleem, et see on ahnusele üles ehitatud. Siin ei ole piiri enam sellel, kus on esteetika ja kus on eetika. Ainus headus on see, kellel on kõige rohkem. Ja see ongi see, kes ees see mees tekitab selle efekti, et innovatsioon on innovatsiooni pärast ja loodusressursid hävivad, inimressursid hävitavad ja mingit tähendust asjade taga ei ole. Ja siis on uus kiht, kuhu me oleme liikumas. Ehk ma mainisin seda, et Container Store, see, kes on olnud viimased 10 aastat number 1 organisatsioon või selle 16 aastat Fortune 10 edetabeli tippus. Ja siin on veel Starbucks, Southwest Airlines, Patagonia. Ehk me liigume selle täiusliku organisatsiooni suunas. Ehk organisatsioonid, kus engagement liigub järjest kõrgemale, kus hetkel ei ole ainus huvi omanik, vaid huvi on ka personal, huvi on loodus, huvi on maailm ja firmad, mis ei pane lihtsalt kirja missiooni, vaid kus päriselt elatakse väärtuste ja missiooni kaudu. Ja kuna mul on jäänud veel 6 minutit aega, siis ma teen selle lõppu hästi kiiresti. Et vaata, ma leidsin eelmisel suvel sellise raamatu, Firms of Endearment. Selle raamatu autorid võtsid aluseks siis Starbucksi, Southwest Airlinesi, Zappose, Patagonia, neid firmasid oli ääretult palju, mille nad võtsid nii Euroopast kui Ameerikast. Ja võtsid nende ettevõtete majandustulemused aastal 1998 kuni 2013. Ja kõik need ettevõtted siis alluvad sellele mudelile, mida kutsutakse conscious businessiks, ehk kus on purpose, leadership ehk teenindav juhtimine, hierarhia pööratakse ümber, juht on kõige all ja kus on kultuur, siis millele päriselt ka käitumine üles ehitatakse. Ja huvitav on see, et aasta 1998 kuni 2013 võrreldes keskmise börsiindeksiga
kasvas FODE ehk need organisatsioonid, mis olid oma teadmistelt liikunud allikamaatelt kõige kõrgemale, kasvas 14-1 ja Jim Collins, kes avaldas aastal 2002 raamatu Heast suurepäraseks ja tõi seal eeskujuks suurepärased organisatsioonid, võrreldes Jim Collinsi nende nii-öelda teeme ära tüüpi maailma organisatsioonidega, kes eesse mees tegid need organisatsioonid ära Jim Collinsi organisatsioonidele 6-1. Ja see kõik jätkub. On tekkimas üks täiesti uus kiht, millest need raamatud, lugege läbi, need on kindlasti head raamatud, aga kui sa tahad teada, kuhu maailm on liikumas, siis sellel aastal avaldati raamat Reinventing Organizations, mille autor Frederick Lacroix, endine McKinsey konsultant, võttis siis aluseks 16 organisatsiooni Euroopast, Aasiast ja Ameerikast, mis on liikunud hierarhialt holarhia põhimõttele. Seal all on üks suur energiaettevõte, milles töötab 40 000 inimest, pole ametijuhendeid, pole juhti, pole eesmärke. Inimesed määravad enda palgad ise, kõik töötab täiesti uutel mudelitel. Ma tahan teile ette öelda, maailm on liikumas teatud uutesse süsteemidesse, kuid tähtis on arvestada seda, et nende uute süsteemide juurde liikumine ei juhtu läbi selle, et sa loed läbi raamatu või et Alar räägib sulle mingit juttu. Muutus toimub läbi isikliku arengu. Kui juhi sisemaailm ehk allikas muutub, siis juhi tegevused muutuvad ja maailm ehk töökeskkond, mida juht loob, muutub sellega kaasas. Kuid hästi tähtis on teada, et sina juhina kuulud samamoodi selle statistika hulka, mida me ennem vaatasime õnnetuse ja õnneskaala. Ja kui see juht ütles mulle, et ta tahab, et tema inimesed oleks õnnelikud, siis äkki see juht mõtles seda, et ta tahaks tegelikult ise õnnelik olla. Ja siis võib-olla oleks õige olnud mul sellele juhile soovitada, et unusta see koolitus ära, äkki sa peakski tegema selle valiku, et võtma aasta pausi. Sest kus sa muidu teada saad, mis ja kes sa päriselt oled? Ma ütlesin, positiivsus ei juhtu niisama. Positiivsusega on vaja tööd teha. Ma soovin sulle edu. Aitäh teile! Meil on aega ka paariks kiireks küsimuseks. Kas on keegi, kes soovib küsida selle kohta? Tõstke palun käsi, liigutakse mikrofoniga juurde. Minul endal oleks sulle küsimus kohe selle kohta, et see on selline samm teha selline muutus, mida sina kirjeldad. See võtab julgust. See võtab palju julgust. Mida sa, kus peaks see juht selle julguse leidma, et selline samm teha? Ma eile esinesin Junior Chamber Internationali koja liikmetele ja ma rääkisin 2 mugavustsoonist. Vaata, siin ruumis ei ole mitte ühtegi arga inimest. Müügiinimene ja müügijuht ei saa olla arg inimene. Ja vaata, on üks mugavustsoon, millest te tulete iga päev välja. See mugavustsoon on see eduraamatut, Tony Robbins, Yes, I can do it, mugavustsoon, mis tähendab seda, et kui sul on hirm, siis võta see esimene samm, kõik hakkab pihta esimese sammu, sa astud selle esimese sammu, 1000-miiline teekond selle alguse esimese sammust ja seda te iga päev teetegi, need esimese samm. Kuid siis on üks mugavustsoon, mis nõuab tõelist julgust ja see mugavustsoon ongi see sama, et mingi osa sinus ja minus räägib sulle, see on see vaikne hinges osi, et mingit muutust on vaja. Ja see ei ole see, et ma peaks tegema rohkem midagi, vaid see muutust, valuv samm sinu sees on sinu mõistuse poolt ette antud rada sinu elule ja siis on see, mida sinu hing soovib sinu elule. Ja see sama müügijuht, kes ütles mulle, üks osa temast rääkis, tahaks kaadrivoolavus 6% ja NPS 68%. Ma olen valmis tegema selleks esimese sammu. Tal on julgust selleks. Aga mingi osa tast ütles, et ma tahaks võtta aasta lihtsalt pausi ja lihtsalt puhatas. Ma 4 aastat järjest töötanud ilma ühegi pausita. Nüüd võt see nõuab julgust, et teha see samm, mis on sulle endale vajalik. Ja sinu vastus sinu küsimusele, Almondi, kui on uuritud neid juhte, kes on loonud siis need kõrgemate kihtide organisatsioonid, siis need on enamik hipiajastu lapsed, ehk nad algasid pihta 70-ndatel, tegid LSD, psühhedeelikume, lugesid hästi palju budistlikku kirjandust, kasvasid üles teistsuguse mõtlemise peal. Ja täna see peegeldab nende äritulemusi. Ja need kõige kõrgema kategooria ettevõtted, ehk ma tõesti, kui sind huvitab see kõige kõrgem tase, mida siit raamatust on võimalik teada saada, siis nende juhid pidevalt elavad selle fookuse järgi,
mina juhina olen kõige tähtsam, mitte mina juhina, vaid mina inimesena. Kui ma enda vajaduste eest inimesena ei hoolitse, siis ei ole võimalik kasvada. Gaudi ei oleks saanud sellist ilu luua, kui ta oleks ainult tööd teinud, kui ei oleks aega uurida maailma. Samamoodi ei ole sul võimalik luua ilu, mida sina oled tulnud siia looma, kui sul ei ole aega, et vaadata, mis see ilu siin enda sees on, mis on sinu maksimumpotentsiaal. Selleks on vaja võtta time out. Suurepärane. Aitäh, Alar, aplaus! Aitäh!